190 aastat tagasi siinsamas sündis Johan Köhler. Ja ma olen ka tänulik Aateli õunale ja samuti Köhleri fondile, kes tegelikult on väga paljuski seda mälestust hoidnud ja edasi viinud. Midagi imet siin ei ole, aga ta on olemas. Et see kivi on nüüd siin mälestuskivi puutumatul kujul. Peab jääma kaua kestev mälestusmärk. Kivid on nüüd 2 tükki olemas, mis on võimas. Ja kui me saame palkhoone, mis kestaks 300 aastat vähemalt, siis natuke on süda rahulik. Nii et Köhleri kõõbra vajab tegutsemist ja käsi ja ma ütlen veel kord suur tänu Vironia korporatsioonile. Mida Jumal pühitseb, see on pühitsetud igavesti. Minule antud meelevallaga õnnistan ma selle mälestuskivi Johan Köhleri mälestuse nurgakiviks, rahu ja õnnistuse paigaks neile, kes eestlust südames kannavad. Ma õnnistan selle kivi mälestusmärgiks neile, kes Eesti põldu ja Eesti maad on harinud. Ma õnnistan selle kivi mälestusmärgiks ja nurgakiviks neile, kes tulevad ja lähevad, et kanda vilja ja olla rahus. Aga teine. Kust ma tuusi oma kodu, kust ma tuusi oma kodu, oma kodu, oma kulla, oma kodu, oma kulla, oma... Mina olen siis Natalia, olen Peterburist, olin siis Köhleri modell ja tema maalis mind siis 1866. aastal. Mina olen Anu, mina sündisin 1811 ja olen Johan Köhleri kõige vanem õde. Olin Köhleri modell 1881. aastal Peterburis. Minu isa oli Peterburi apteeker ja Johan Köhler tundis minu isa ja sealt ta minu leidis. Ja mina olen Johan Köhleri kõige noorem õde Liiso. Mina olen Johannist 6 aastat noorem ja mina olen sündinud aastal 1832. Ja meie peres oli väga oluline see, et meie isa oskas lugeda. Tollal ei osatud väga hästi lugeda ja pühapäeviti käidi meie kodus, külarahvas käis meie juures ja isa luges lauluraamatut. Tere päevast kõigile, kes on täna 8. märtsil kogunenud siia Vastemõisa saali selleks, et tähistada meie suure kunstniku Johan Köhleri 190. sünniaastapäeva. Eile oli meil suur Köhleri päev Viljandis. Siin on üks väga keeruline lugu. Köhleri tööde loetelus ei ole neid 2 tööd kuni aastani 1909. Здравствуйте! Очень рада вас всех видеть. Очень приятно, что есть в зале и пожилые люди, и совсем молодые ребята. Это знаете, о чем это говорит? Это говорит только об одном, что так через века, через времена остается только культура. See tähendab seda, et läbi sajandite jääb alles ainult kultuur. Или я не права? Või ei ole mul õigus? Поздравляю вас. Õnnitlen teid. Tööd ka enda olevat maailma ilmselt.
ja sellel ajal kunsti ülim vorm, võiks öelda, oli maalikunst. Ja tahangi teile öelda, et elu on läinud paremaks, ei ole enam vaja sõita Peterburi ega Itaaliasse, piisab sellest, kui tulla Viljandi kunstikooli. Sa pead kõvalt lavast lähenema. Tegelikult mul on kuhtu, kui me üllakanal подсказывали. Это такие известные две картины, которые написаны вот даже. ja flööd ka oleks selline. Nii et siin on kolm punkti ja peab olema leida, siis saab hästi hea. Nii, ja nüüd vaatame ära siis Suurjaani kooli õpilastöö. Tere! Mina olen Inessa Saarts. Mina olen Teele Siim. Ja mina olen Anna-Liisa Sääsk. See 1864. aastal lõpetatud maal on Köhleri isast. Ta nimi oli Peet. Nende maalide stiiliks on romantism. Ühe altaripildi saamislugu. See ongi altaripilt ja selle valmimise aeg 1879. Kes on kes? Philipp Jakob Karell oli imestust äratavalt vana keiser Wilhelm I sarnane. Paremal pool on siis vana keiser Wilhelm ja vasakul Philipp Jakob Karell. Vastupidi, vabandust. Meie oleme Kendra Kabanen ja Rebecca Ville ning me räägime Köhleri maalist Herakles Topkerperose põrgust. Ja meil valmis selline multikas. See on siis Johan Köhler. Oli aasta 1826, kui Kai ja Peet said poja. Vana kalendri järgi oli see 24. veebruar ja tänapäeva kalendri järgi 8. märts. Johan oli siis oma pere 7. laps. Ja tasub ka ära mainida, et peaauhind on iseäranis magus. See tiim läheb koos oma õpetajaga õppereisile Peterburi. Nüüd vist võib järeldada, kas esimese auhinna saab, et see on siis naiskond number 1 Suurjaanist ja ema-isa portree. Jaa, aga Maria Aleksandrovna, kas te ei tahaks nüüd asuda oma joonistustööga? Ivan Petrovs, ärge sundigi mind täna selle molbeku taha. Räägige parem, mida te ütlete.